Milline on sinu hinge päris olemus, kui sinu tõusumärk on veevalajas? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Veevalaja tõusumärk peidab endas siis sellist hinge, kes on väga kaua otsinud vabadust. See on selline hing, kes on jõudnud siis oma väga paljude kogemustega sinna punkti, kus ta on mõistnud, et sõltumatus on turvalisem kui lähedus. Ja see on selline hing, kes on väga palju näinud, ta on väga tark, ta on palju õppinud, ta on palju mõistnud ja ta võib isegi tunda, et ta justkui nagu ei kuulu siia päris inimeste sekka. Intuitiivse astroloogia järgi kannab veevalaja tõus siis sageli sellist kogemust, kus inimene on samastunud oma sõltumatusega, oma võib-olla mingisuguse kõrge vaatenurgaga, sest see hing tahabki näha suurt pilti, ta tahab mõista elu seaduspärasusi, ta tahab näha kaugemale ja sageli ta näebki kaugemale. Kuid nüüd kõige selle taga peitub ka siis tõusumärk veevalaja vari. Ehk siis selline hing on õppinud eemalduma oma tunnetest. Ja ta vaatab seda elu justkui nagu kuskilt kõrgelt mäetipult. Vaatab sealt kõrgelt üksinda mäetipult alla, et mis siis siin maa peal toimub. Ja ta näeb inimesi, ta näeb maailma, ta näeb süsteeme, kuid ta ei tunne tegelikult iseennast. Ja seetõttu, et ta on harjunud olema pigem vaatleja kui osaleja. Ehk ta mõistab tegelikult inimesi ja ta näeb seda maailma, kuid ta ei lase nendel inimestel tulla endale väga lähedale, sest tema sees elab selline uskumus, et kui ma lasen nüüd teised liiga lähedale, siis ma kaotan oma vabaduse. Ja seetõttu hakkab siis veevalaja tõusumärgiga inimene alateadlikult otsima sellist nähtamatut distantsi või hoidma seda nähtamatut distantsi. Ta ei taha draamat, ta ei taha sõltuvusi, ta ei taha sellist emotsionaalset segadust, ta tahab olla vaba. Aga ühel hetkel ta siis avastab, et kui ta kõike seda siis väldib, siis ta kaotab tegelikult ka läheduse, mida ta oma hinges ikkagi soovib. Sest koos draamaga ta eemaldab ennast ka armastusest, koos igasuguste piirangutega ta eemaldab ennast ka sellisest inimlikust soojusest ja sageli öeldakse ka veevalaja tõusumärgiga inimeste kohta, et nad on nagu sellised kättesaamatud või eemal. Ja see ongi nii tegelikult sellepärast, et see hing loob alateadlikult siis enda ümber sellise nähtamatu ruumi, kuhu ta ei luba kõigil sisse tulla. Et võib-olla mõni üksik pääseb sinna sisse, aga üldiselt seal võib-olla tal päris südame lähedal ei olegi mitte kedagi. Ja need inimesed võivad tõesti tunda ennast ka nagu võõrad selles maailmas. Ta nagu vaataks kõike kõrvalt ja et ta justkui on siin, aga ta ei ole päriselt kohal. Ja nad võivad samuti arvata, et teised ei mõista neid, teised ei saa aru ja kõige selle siis nii-öelda taga on nendel inimestel selline nähtav üleolek, mis sisemiselt siis tähendab seda, et ta justkui ütleb endale, et aga mina olen tark, mina näen suurt pilti, mina mõistan rohkem ja nad ongi väga targad, kuid nad asetavad ennast alguses ikkagi sinna kõrgemale, et nagu seal kuskil mäetipul kõrgel ja siis vaatavad, kes seal allpool toimetavad. Ja seal kõrgemal olles siis nad ei saa luua sellist sügavat armastust, sügavat lähedust inimeste vahel, mida tegelikult veevalaja tõusumärgiga inimene otsib.
ja siis ta tunnebki, et ta on võib-olla valesti mõistetud, võib-olla isegi tunneb ennast üksikuna ja see ei olegi seetõttu siis, et keegi temaga ei tahaks suhelda, vaid seetõttu, et ta ise loob alateadlikult sellise nähtamatu piiri enda ja kogu muu maailma vahel. Aga ta tahab lähedust, kuid samal ajal kardab kaotada iseennast. Ja nii ta võibki jääda siis nii-öelda nagu sinna kahe maailma vahele. Veevala ja tõusumärgiga inimese tervenemine algab nüüd siis sellest hetkest, kui ta mõistab, et eemaldumine ei too talle sellist sügavat lähedust. Ehk siis tõeline lähedus tekib ühenduses. Ja see hing ei ole tulnud siia selleks, et seista seal üksinda niimoodi mäe tipul ja vaadata kõrgelt alla ja ta on tulnud siia jagama oma teadmisi teiste inimestega ja ta on tulnud ehitama sildu inimeste vahel. Ehk siis ta on inimeste ühendaja. Nüüd, kui veevala ja tõusumärgiga inimene siis avab uuesti oma südame ja lubab sinna oma lähedale kedagi, siis võib temast saada visionäär, kes aitab uusi ideid maailma tuua, uuendaja, kes näeb tulevikku ja inimene, kes aitab siis paljudel inimestel näiteks tegutseda mingisuguse ühise eesmärgi nimel. Sest veevala ja tõusumärgi tegelik jõud ei seisne eraldatuses, vaid ühenduses. See ei seisne ka üleolekus või teadmistes, vaid ühenduses, ühendada tarkus ja süda, ühendada maa ja taevas, ühendada vabadus ja lähedus. Ja siis leiab lõpuks see hing selle rahu, armastuse ja läheduse, mida ta otsib. Sellised mõtted sulle veevala ja tõusumärgiga hingedest. Kui video meeldis, pane like, telli kanal. Olen tänulik. Kohtume järgmises videos.